Vahel ei olegi muud varianti, kui kasutada vanaaegseid abivahendeid. Ei ole PowerPointi, mille abil sa saaksid oma multikatega esitlust näidata. Või see ei tööta ja IT-mees on Pontsiko-baaris. Aga esinema sa pead. Sul on kasutada näiteks tahvel ja kriit või siis paremal juhul valge tahvel ja peotäis värvilisi markereid. On ka selline variant, et sa ise lihtsalt ei taha PowerPointida või toimub su esinemine nii äkki, et sul pole lihtsalt aega mingit slaidiesitlust ette valmistada. Mida siis võiksid teada, kui kasutad nii-öelda vanaaegseid vahendeid? Mida on üldse mõtet neile kirjutada ja kuidas seda teha? Esiteks võiksid kirjutada tahvlile ainult lühikesi lauseid või ka ainult märksõnu. Kui sul on suur tahvel, siis tunne ennast vabalt. Sinna mahub päris palju enne, kui pead kustutama asuma. Kui sul on selline väike valge tahvel, siis katsu piirduda ainult märksõnadega. Teiseks võiksid tahvlile kirja panna skeemid. Kui saad, kasuta skeemide jaoks erinevaid värve, et olulist rõhutada. Kuid ära hakka liialt ilutsema ja kaunistama. See võtab asjatult aega. Oluline on jälgida ka oma käekirja. Vaata, et su kiri oleks selge ja arusaadav. Kui kipud kirjatähtedega lohakam olema, kasuta trükitähti. Ja võtta aega sõna korrektseks kirjutamiseks ja kirjapildi õigsuses veendumiseks. Ära ürita kirjutada selja taga asuvale tahvlile ise näoga publiku poole olles. Kui kõik see, mis tahvlil on, tundub olevat segane, on aeg kustutada. Kui märkad seda ise, ei pruugi asi veel päris hull olla. Siis küsi publikult, kas su koopajoonised on veel piisavalt selged. Kui aga keegi publikust annab märku, et asi on segane, on aeg kiiresti tegutseda. Ära pühi kriidiseid käsi oma riietesse. Kriidijäljed mustal kostüümiseelikul, kole ja lohakas.